Tervist ja tänud kõikidele kuulajatele, vaatajatele, kes te meiega täna liitunud olete. Kristo olen mina tänasel webinaril Kogukonna tervis, kuidas saada inimesed liikuma. Ei peatume liiga palju sellel probleemil ja kõigel sellel halval, mis sellega kaasas käib, sest ma olen enam kui kindel, et te kõik tegelikult teate väga hästi, et siin füüsilise passiivsuse probleem meil eksisteerib. Ja ega need näitajad liiga palju paremaks läinud ei ole. Selle asemel aga keskendume täna natuke rohkem sellele, mida on juba tehtud, mida saaks veel teha, mis on uued võimalused, mida saaks, võiks või isegi peaks kindlasti katsetama. Selle jaoks olen ma kutsunud täna saatesse ka 4 külalist. Esimeseks tuntud tippsportlane, ettevõtja ja koolitaja Ott Kiivikas. Tere ka minu poolt. Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik Norman Põder. Tervist. Kadrina valla spordiedendaja Robert Salep. Tervist. Ja Fitzwiri projektijuht Riho Laidna. Tere ka minu poolt. Tänud teile. Pikemalt võib-olla keerutama ei hakkagi seesama füüsilise passiivsuse probleem. Mõnes mõttes lai teema, aga tegelikult laialt seotud just motivatsiooniga. Ehk siis võib-olla eeskätt olekski tarvis teada, kus siis motivatsiooni ahelas või miks meil on selline olukord, et inimesed justkui teavad, me peame rohkem liikuma, me teame, mis juhtub, kui me seda ei tee, aga mingil põhjusel ikkagi tegusid ei järgne. Kuhu me kinni jääme või mis on see koht? Enne kui ma siin, ma arvan, Ott, sinul selle teema pealt ka sõna lasen võtta, mainin kõigile ära, et antud webinari me ka salvestame. Ehk siis, kui teil on kolleege, kes tahtsid ka täna tulla, ei saanud mingil põhjusel, siis saab seda ka pärast järgi vaadata. Lisaks sinna samma vestlusakna juurde, tähendab vestlusaknasse, kirjutage küsimused, mõtteid, mis teil vahepeal tekivad ja ma püüan vähemalt osa neist siin webinari käigus ka ette võtta ja saame ka neile peegeldused. Aga Ott, sa oled koolitamas siiamaani praktiliselt igapäevaselt, räägid inimestele motivatsioonist, kust pihta hakata, kuidas oma harjumusi muuta. Kuhu kinni jäädakse või kus see inimesukest tõuget vajav koht täna on? Jaa, no selles mõttes on võib-olla see küsimus ka õigel ajal tulnud, et kuna ma olen selle motivatsiooni teema peale mitte nüüd nii kaua, kui ma koolitusi olen teinud viimase 10-20 aastat isegi, vaid ma just olen lõpetamas kirjatüki ja raamat tuleb otivatsioon. Et kui sõnalt motivatsioon M-eest ära võtta, siis järgi otivatsioon. Ehk ma tegelikult jagan seal oma neid motivatsioonilugusid, mis võiks siis anda samamoodi tõuke inimestele, et nad oma elus siis hakkaks samamoodi visualiseerima, eesmärke püstitama, moodustama mingi tegevuskama, ühesõnaga mingi struktuur tekiks. Nüüd tõesti ka seda motivatsiooni on ju olemas meil sisemine ja välimine motivatsioon kuni võtta ja loomulikult on inimesed, kellel on hästi tugev sisemine motivatsioon. See tähendab seda, et nad üldjuhul pigem leiavad selle liikumise jaoks vajaliku põhjuse iseenesega, mõneti nagu monoloogi pidades, eks ole, kellegi teisega võib-olla arutades, aga nad saavad nagu selle juurteni nagu ilma välist motivatsiooni kaasamata ehk mingit materiaalset kasu saamata. Ja loomulikult siis see teine seltskond, võib-olla isegi vahest see suurem seltskond jääb kahjuks või õnneks võtta sa nüüd kinni, mõnes mõttes, et välist motivatsiooni, kui me seda teame, on ju väga lihtne ka kuskilt poolt siis tekitada, eks ole. Nii et, aga kus ma nagu koolitustel ära näen, siis üks nagu selline tõukav jõud, mis paneb inimesi tegema, on see teadlikkuse nii-öelda tõstmine. Ja just seeläbi mitte nagu sa ütlesidki, et lause, et aga liikumine on kasulik ja vahest ma ütlen ka, aga öeldakse tervis, eks ole, tervis on loomulikult kõigi alus, ilma terviseta meil ei ole mitte midagi. Küsimus on selles, et kust aknas see tervis nüüd sisse tuleb. Inimene, kes istub diivanil, ütleb, mul siin ka hea olla. Tervisega ka praegu otseselt midagi häda ei ole, mingit veel kroonilisi haigusi ei ole tekkinud, eks ole, noorem inimene ka ütleb, kuulge, et küll tegeleme siis, kui probleem käes on, eks ole. Aga pigem nagu, kui ma selgitan seda pikemalt ja sellise koolituse vormis on see siis 45 minutit või pikematel juhtudel ka 1,5 tundi. Võt, kui ma räägin lahti, et ka vananemine ei ole pensionieast ja ka vananemine, vaid vananemine hakkab pihta siis, kui inimene saab täisealiseks. Põhimõtteliselt esimesi selliseid muudatusi me näeme 10 aastat hiljem, kui kooli on lõpetatud, siis ma näen, mis inimestega on juhtunud. Ja siis, kui sa räägid selle lahti, räägid ka sellele, et tihti ei puudubki seos tervislikkuse ja siis võib-olla ka sellise elu laastava elustiili vahel
vahest ongi ülekohtune. Mõtled, et küla kõige suurem joodik elab kõige kauem ja kulutab arstijuksi kõige vähem ja teine mees sureb sellel tervisespordirajal. Küsid, et kus see loogika on? Ega seal ei olegi, sest ühel juhul on, arvestage seda, et mida me ei saa kontrollida, on geneetika. Meil on kaasa antud teatud vead meie geneetilises kombinatsioonis. Aga nüüd on küsimus on see, kui ruttu need vead organism tuvastab. Ehk siis, kui me teeme sellist terviseennetustööd, teeme teatud tegevusi, mis on kehaliselt vajalikud, füüsiliselt, samamoodi toitumise ja ka unerežiimiga seotud, siis me igal juhul lükkame edasi nende geneetiliste vigade tekkevõimalust, eks ole. Ja teisel inimesel neid geneetilisi vigu ei olegi nii palju kaasa antud ja ta veabki, ütleme ausalt öeldes suvaliselt lohistades väga pika elu välja. Vot niisugune minupoolne mõttekäik siin. Aitäh. Robert, sa oled terve valla tervise edendaja ja teil on ka seal ilmselt need külamehed, kes võib-olla ei käitu kõige eeskujulikumalt liikumise mõttes, peavad siiski kõige kauem välja ja ka vastupidised näited, aga kui sa võtad nüüd seda tööd või tegelikult alguses räägi, mis sa selle koha pealt teed üldse seal? Mis need sellised? Miks need sellised halvade elukommetega inimesed võib-olla kauem vastu peavad, nagu mul üks tuttav armastas öelda, et kes suitsetas palju, et suitsuliha peab ikka kauem vastu, aga see selleks. Aga minu töö siis Kadrina vallas peaasjalikult on siis spordikeskuse juhtimine, aga ühes sellega nagu märkamatult või kaasaneb siis ka selline pakkumine siis nagu vallaelanikele ja ümberkaudsest inimestele selliseid häid sportimistingimusi, et ma ei käi iga ühe ukse taga koputamas, et kuuled, et hea Jüri, et nüüd on aeg tulla hakata ujumas käima või jooksma ümber Kadrina Paisjärve või miskit muud. Et selline ongi selline spordirajatiste väga hea nagu korrashoid tagab selle võimaluse, et see inimene üldse jõuab ja tahab teha. Et see on ka üks selline väline motivatsioon, millest ka Ott rääkis ennem, et väline motivatsioon, kui sa näed, et sul on korralik uus uhke asi seal ees, et see võib-olla motiveeribki mingit inimest, kes elu sees polegi enne mingit sporti teinud. Aga jah, et ongi see teadlikkuse tõstmine läbi infovahetus on nagu väga oluline, nagu tänapäeva ikka. Ja kuna seda infot igal pool maailmas on nii meeletult palju, ega seal tuleb päris palju niimoodi võimelda ja nuputada, et jõuaks õigesse kohta õige info. Et tihtilugu on niimoodi, kui korraldada üritusi, et siis osalevad ikkagi ühed ja samad inimesed, et kuidagi peaks jõudma nendeni, kes istuvadki nagu reaalselt kodus, kes ei tule välja. Et sellega ongi nagu paras keeruline küsimus tegutseda. Ma toetaks korra seda Roberti mõtet ja mul oli täpselt samasugune asi juhtus meil oli Jõgevamaal, kus Kuremaa ujulas oli tükk diskussioon, miks sinna on vaja uut jõusaali. Ja kui see jõusaal lõpuks siis tehti, eks ole, kuidagi see mõte nagu siis läks ikkagi läbi nii suure sundimise peale, siis imestati järsku, et see saal on nagu inimesi täis nagu. Inimesed hakkasid seda kasutama, kuna see jõusaal oligi viimane varustuse vint oli pandud sinna parem kui siin paljud Tallinna jõusaalid. Ja järsku tahtsid inimesed ka sinna tulla tegema nagu. Eks ole, ei olnudki ta enam räämas, ei olnud katkised vahendid seal. Nii et tegelikult see baaside korras hoid ja tegelikult see on ikkagi väga suur alus, et siis läbi selle teavitustöö võiks midagi üldse juhtuda. Ma olen selles mõttes igalti nagu nõus. Ja kindlasti ma ise ka nõustun selles mõttes, et meil ei saagi midagi juhtuda, kui ei ole võimalusi. Võimalused ongi need samad korralikud kaasaegsed siis treenimisvõimalused või mis tahes muu füüsilise aktiivsuse tegemiseks, toimetamiseks ja loomulikult informeerimine, kutsumine selle teema igasugune populariseerimine samamoodi ilma selleta ei jõua nagu mitte kuhugi. Aga jah, ütleme, need on kindlasti sellised vältimatud komponendid, et me üldse kuhugi parema tuleviku poole selles suunas liiguksime. Aga täpselt nagu siin enne ka välja toodi, et midagi kuskilt jääb nagu natukene ikkagi puudu, et need samad inimesed, kes võib-olla ei ole kütkestatud sellest uuest spordisaalist või nad on saanud infoga pihta, et ma pean liikuma, päris jama on isegi hiljem, kui ma ei liigu. No ikka ei liigu, et kuskil seal see arvatavasti ka täna peitub. Norman, kui sa ütleme sellist riikliku taseme pealt alustad isegi laiemalt, et kui tõsisena te täna üldse seda olukorda nagu näete või kas kaalutakse ka mingisuguseid juba nagu uut laadi lahendusi, et kuskil midagi jooksma saada või kuidas lisaks planeeritavale automaksule. et see lihtsalt ei tahaks autotust enam, see liiguksidki. Selle võib olla täitsa tõukav jõud küll. Et
mis on salata, et kõik saavad aru, et olukord on väga tõsine, eks, et lühidalt öeldes on nii, et meil ei ole vaid rahva tervise probleem, vaid tegelikult tegemist on suure majandusliku probleemiga lõpuks, et kui meil on inimesed on haiged, inimesed ei liigu, elavad kauem veel. Elavad kauem tänu heale meditsiinile, eks, et see tähendab kõik seda, et riigile tekib suur koormus. Et kui nüüd kedagi süüdistada, et miks meil on seis mitte rahuldav, see tähendab 45% liiguvad regulaarselt, siis kedagi süüdistada ainuisikuliselt või ühte asutust ei ole võimalik. Et me peame aktsepteerima, et me oleme kõik selles supis koos, kõik oleme mingil perioodil midagi jätnud võib-olla tegemata, aga ühtegi probleemi ei saa lahendada ainult näpuga näidates, et ükskõik mis asi elus on, et tuleb vaadata, kuidas edasi ja kuidas koos edasi. Et ütleme uutest meetmetest, see pole küll otseselt innovatsioon, aga kui me räägimegi sellest, et igaüks on kuskil midagi toimetanud, midagi teeb haridusministeerium riigi tasandil, midagi sotsiaalministeerium, siis me oleme võtnud kokku ja teinud ühise siis liikumisaktiivsuse edendamise tegevuskava. Ehk siis lähenedagi selle probleemile, mille põhjused on igas valdkonnas, samuti koos. Et see on meie poolt selline uuem algatus ja ütleme Kultuuriministeeriumi poolt kitsamalt oleme samuti vaatamas üle, et mida me täpselt ootame nendelt, keda me rahaliselt siis toetame. Et meil peavad olema täpselt selged ootused, siis saavad ka partnerid aru, millega on vaja tegeleda. Et proovime edasi liikuda. Selge, tänud. Jah, ilmselt või igati õige, et me kõik oleme selle probleemi sees tegelikult ja kõik ka ilmselt saaks midagi teha. Et nagu näha, siis ongi nii riiklikul tasemel saab midagi toimuda ka siis ütleme ministeeriumi või kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja kindlasti siit koha pealt ma tahaks öelda, et ei jää ka erasektor tegelikult välja. Et Riho, sina toimetad erasektori ettevõttes Fitsphere'is projektijuhina, vist isegi saaks öelda, et valdkonnajuhina. Võib-olla räägid paari sõnaga, mis see Fitsphere üldse on või mis te sellega muuta tahate? Jah, Fitsphere on siis mobiilirakendus, mis siis loodi sisuliselt peegeldusena sellele jutule, mis me siin kuulsime just, et inimesed ei liigu piisavalt, peaksid rohkem liikuma ja küsimus oli siis kuidas, et me nägime võimalust, kui me premeerime füüsilist liikumist, teeme selle mänguliseks ja kaasavaks, siis me saame väga suured massid inimesi liikuma. Okei, ehk siis ma saan aru, et selline, siin oli enne juttu, sisemine motivatsioon, välimine motivatsioon, et pigem siis just selline välise motivatsiooni pool, et väline motivatsioon on täna see, mis töötab, et see on kohe kiirelt käega katsutav, et kui me alustame seda oma füüsilise aktiivsuse teekonda, siis meil on mingisugused eesmärgid või eeskujud kelleni või kelleks me tahame saada, aga need võtavad paratamatult natukene pikemalt aega. Aga kui me anname selle liikumisele juurde auhinna või sellise väärtuse, lisaväärtuse, siis me näeme, et inimene liigub rohkem, ta on liikumisega pikemalt seotud ja suures pildis täna me täidame oma eesmärki. Hästi. Ja ma tahtsin veel lisada, et ütleme, et me kõik soovime, et inimestel oleks tugev sisemine motivatsioon liikumiseks lõpptulemusena. Aga paraku reaalne elu näitab, et kõiki inimesi või isegi seda kriitilist massi ei ole võimalik ainult teadlikkuse kasvatamisega liikumise juurde tuua. Ja eesmärk peabki olema see, et sellest välisest motivatsioonist saaks lõpuks sisemine motivatsioon, et läbi selle liikumise nad saavad lõpuks aru, miks see neile päriselt kasulik on. Et see võib-olla see auhind pärast ei mängigi enam nii suurt rolli. Absoluutselt nõus, aga just alguses ütleme, et see alustamise hetk, et nüüd ma täna hakkan pihta,
et sellest liikumisest tekiks nii-öelda see harjumus, et kui enne öeldi, et seal diivanil on väga mõnus olla, siis tegelikult ka peale seda füüsilist aktiivsust, olgu see siis ükskõik milline tegevus, et see tekitab meis tegelikult veel parema tunde pärast, et ja sellest saab see nii-öelda see harjumus ja see nauding otsimine, et peale seda siis tekib juba endal see sisemine motivatsioon, et loomulikult neid inimesi on ka palju, kes liiguvad nii-öelda enda jaoks teadlikult, aga täna veel mitte piisavalt, et töötame selle nimel. Selge. Robert, tuli ilmsiks, et üht-teist ka toimetate teete oma valla keskis, et saada siis inimesed liikuma. Kuivõrd olete te sellist autasustamise poolt või preemia poolt sisse toonud kunagi? Jah, et on ette tulnud küll, et küll mitte päris küll Kadrina vallas, aga kõrvallinnas Rakveres on üks hea näide tuua, et kuidas see väline motivatsioon inimesi nagu pani liikuma, et meil oli Rakveres aastaid üks selline tore liikumissari iga esmaspäeva õhtu oktoobrist kuni maini. Ja oli siis selline kõndimine, kes tahtis jooksis, mis iganes variandid ja siis osales seal kuskil 600-700 inimest tipphetkedel, kus hooaja ära käisid, siis sa said kohaliku vee- ja saunakeskuse Aquama siis kuukaardi. Et selleks, et 1 kuud nagu ujuda ja sauna saada, siis pidid terve hooaja 8 kuud vaeva nägema. Aga siis, kui tuli seal koroonad ja kõik muud asjad vahele, siis see auhinna laud jäi natukene väiksemaks igati mõistlikel põhjustel. Ja siis see osalejate arv kukkus seal ikkagi tohutult ja viimasel aastal, kui me tegime, siis lõpuks jäi seal vist 100 inimest üldse järgi. Et see too hetk, see väline motivatsioon sundis inimesi välja tulema, liigutama, aga paraku et see aastate pikkune töö küll sellel hetkel osadel ikkagi selleks sisemiseks motivatsiooniks ümber ei kasvanud. Et nii ta on. Aga üldiselt see auhind ikkagi pigem meelitab inimesi. Jah. Kuid samas on ka selline, et päris spordiüritustel käivad ikkagi need, kes seda suurt auhinna lauda ei vaata. Et nendel on endal sisemine motivatsioon ennast proovile panna, tõestada ise endale midagi. Et see, et kas sa saad, ma ei tea, kasti mahla või midagi muud sinna juurde, see ei mängi mingit rolli. Ja. Okei. Ei, vägev, jah, see on kindlasti ilmselge näide või kinnitus sellele, mis siin sai räägitud, et auhind või preemia kui selline saab ja ilmselt ongi see, mis toob algus, tekitab selle huvi ja paneb võib-olla avastama ja üldse tundma saama või üldse mõtlema või saama aru, kui palju ma liigun siis. Kui paljud üldse täna seda tegelikult niimoodi teadlikult mõõdavad, teevad, ei pruugi olla see määr üldse suur. Räägime igasuguses võtmes sellest, et jah, on ikka päris palju neid inimesi, kes ei liigu ja niipidi ja naapidi nendeni saab, nii ei saa. Kas kuidagi saab või kui palju erineb see selline suhtumine, see keerukusaste, kuidas siis nende inimesteni selle sõnumiga ja et nad hakkaks ka tegutsema jõuda segmenditi? Võtame hästi kuidagi ümmarguselt äkki noored, vanad. Kus see piir seal täpselt vahepealt läheb, pole olegi nii oluline, aga kuivõrd on seal nagu sellist või teistmoodi lähenemist vaja. Ott, oskad sa selle koha pealt midagi arvata või teada? Eks see piir läheb sealt, et laste puhul, nii palju kui ma nagu näen ja kusjuures kui küsida koolides, kus ma käin päris palju, kui küsida näiteks, et kui paljudes kehalise aktiivsusega tegeleb, iga nädalaselt palun tõsta käsi, vähemalt näiteks 2 korda. Kusjuures on üksikud käed, mis ei tõuse. See tähendab justkui kõik nad on mingid huviringiga mingit pidi seotud, et justkui see on olemas, aga pigem probleem on nagu see, et mida ma näen ju ka linnas, et tihti ikkagi viiakse autoga kooli ette, sealt lastakse välja, võetakse peale, võib-olla viiaksegi pärast huviringi ukse eest võetakse peale, ehk seda tavalist, lihtsalt, kõige lihtsamat liikumist on nagu vähe ja selge, et kui vähegi ilm on ka kehvem, sellest ma saan ka aru, ega siis see omakorda toetab, aga siin on ka täiesti, kui see vedamise, ütleme, kui see taksondus, lapsevanemate taksondus on see, siis jumala ilus ilm. Miks ta ei või siis nüüd tulla sealt koolist koju 2 kilomeetrit on jalutada, ilus ilm ei pea isegi üle tee minema, täna on need tunnelid ja asjad tehtud. Ei, lihtsalt harjumus on sees ja nii ongi, et tegelikult hästi suur roll on laste kujunemisel, liikumisharrastuse kujunemisel on tegelikult vanematel, kes justkui algul nagu
kaastundest teevad seda taksondust, aga päeva lõpus tegelikult see on karuteene. Esiteks nad on ise nii seotud, ma näen, neil ei ole ise endaga aega lõpus tegeleda. Et see on ühest küljest, sa võtad ära lapsel selle liikumise ja teisest küljest sa oled ise ka aheldatud sinna autosse istuma, siis ootama järjepidevalt. Ja vahest on ka nii, et nad tulevad meil spordiklubi poole pealt, ma näen ka, et tuuakse lapsed huviringi, ise istutakse maha, kuigi inimene on päev otsa ise istunud, istub maha, meil on kõrval on olemas terviserajad, kus võiks vabalt liikuda täpselt see tund aega, teha aega pareks. Ma ütlesin, meil on nii palju erinevaid asju, toimub Sparta spordiklubis, kus ma toimetan, kõik grupid on olemas, väljas sees asjad, minge liihke ise siin sees, täpselt see aeg, sa ei pea eraldi sõitma, vahetad riided ära, lepid lapsi kokku, saame siin ees kokku, minge kasutage. Nii et see on nagu see laste pool ja tegelikult eakad kusjuures tegelikult ikkagi tahavad liikuda. Loomulikult seal hakkab probleem lihtsalt sellest, et mingist vanusest ja võib-olla ka mingist tervislikust seisundist lihtsalt paljud ei saa liikuda ja siis on neid raske nagu motiveerida. Aga hea näide on kas või täpselt see, ka spordiklubis kõige vanemad käijad on 95-96 aastased mehed meil seal samas Sparta spordiklubis, noored on 80, kes käivad. Ja teate, nad on kell 7 kohal, prouad toimetavad kella 11-ni majas, on kehaliselt aktiivsed, et tegelikult üha rohkem eakaid me näeme. Kui varem, ütleme 15 aastat tagasi, ma nägin, kui ma läksin Rootsi võistlema ja hommikul enne lendu läksin siis spordiklubisse, ma mõtlesin, pensionäär olid kõik uksed, ainult eakad inimesed olidki, siis täna see on täiesti tavaline pilt, mida me näeme enda siis sellest, mis ühes küljest näitab ka see, et me elame kauem, täna ka viimase 25 aastaga on ka mehed elavad 11 aastat kauem, kui nad elasid siis taasiseseisvunud Eesti alguses ja kui me küsime, kas nad on väga palju nüüd tervislikumad, tegelikult väga ei ole, aga lihtsalt nagu sa ütlesidki tänu meditsiinile, me hoiame neid kauem elus, eks ole. Aga õnneks üha rohkem teadvustab seda, üha rohkem nad tahavad liikuda, nii et ma nagu näen, et pigem on eakad tihti, ma toon neid eeskujuks juba noortele, et kui me tahame ka ise enda kehas hakkama saada ka hilisemas eas, mis on üks väga suur motivatsioon kusjuures, siis me peame sellega täna hakkama tegelema, et oleks seda elujõudu üldse elada nii kaua ja samamoodi hoida ennast liikumises. Ja, ma põhimõtteliselt nõustun kõigega, et selles mõttes on lähenemisviisid ka, et laste puhul me räägimegi rohkem sellisest suunamisest, teadlikkuse kasvatamisest ja seal on väga palju väliseid faktoreid neil. Lapsevanemad, kool, et kuidas neist kasvatada inimesed, kes siis täiskasvanu ikka jõudes ei pargi autoga igal pool ukse ette, vaid valivad võib-olla veidi teise liikumisviisi või siis kaugema parkimiskoha. Et eakate puhul see lähenemisviis saabki olla see, et me tekitame neile võimalused, suurendame ligipääsetavust, et nende puhul jääb see pigem sinna taha, et need, selles mõttes on küll, et erinevatel gruppidel, vanusegruppidel on need lähenemisviisid, see erinevus on täitsa sees. Ja ma toon siin veel hüppan selle näitega, et täpselt see võimaluste loomine, me panime alles Tallinna linnas, panime esimese 65+ vanusele suunatud välijõusaali seadmed, panime maha, demoseadmed, linnaosa valitsus, me tohime maha panna. Ja heakad olid kohal, ma viisin sellise näidistreeninguga seal läbi ja selguski, et nad olid sellises vaimustuses, ütlesid, ma iga päev niikuinii siin liigun, aga nüüd see jõutreening on üks asi samamoodi, kuna me hakkame liikumine niikuinii igasuguse tervise alus, aga mida inimene hakkab aastatega kaotama, on lihased, eks ole, kui tal tekib ka endale jõukohase vasturaskusega või sooritusamplituudi ja sobiliku, ütleme siis, et see lihase töö ja selles ahelas on nii-öelda õlaliigestele sobilik, siis ta hea meelega tegelikult kasutab neid asju, aga ta vajab samamoodi sinna juurde õpet, ta suunab julgustamist, sest tihti on see, et tal on varasema kogemus on mingi negatiivne, ongi lõuatõmbekangi asi, küsime, mida ma seal teen, eks ole. Täna selgub, et ka innovatsioon on olnud jõusaali seadmetes, me oleme siin mingi 40 välijõusaali, ma olen aidanud paigaldada viimase 3 aastaga, tänu selle mõnes mõttes tänu COVIDile, kus siis järsku öeldi, et minge õue, tehke trenni ja selgus, et vahendeid ei ole, nüüd on kusjuures see on ka juba praktiliselt igas maakonnas on olemas korralik vaata, et välijõusaal juba kuskil metsa all terviseraja ääres. Ehk siis järjest me parandame tegelikult neid tingimusi igas vanuserühmas, pluss juba tegeleme sellega ka, et lastele suunatud välijõusaale hakata tegema. Me liigume juba sinna, sest tihti see hüppe ongi suur. Suured seadmed ja samamoodi on ka jõusaali seadmed, nad on ju mõeldud täiskasvanu pikkuse järgi. Kui on laps, kes on siuke 7-st ülespoole, seal 7, 8, 9, ta tegelikult tahaks teha füüsilisi harjutusi, aga see inventar ei ole tema füüsist arvetades skeleti arvetes sobilik. Ja see on samamoodi üks asi, et mis loob lisavõimaluse, tegelikult lapsed tahavad teha, aga tihti meil puuduvad nii-öelda sobilik inventar, et nad saaksid teha. Selle info liikumise selle koha pealt, et võib-olla osad inimesteni jõuab näiteks, osade lastevanemateni jõuab läbi ka laste näiteks, on ka vastupidised, et kui Ott ennem ütles, et lapsevanem mõjutab last sellega, et umbes, et uksest ukseni viib autoga, aga tihti võib olla nii, et
et kui laps saab omal koolist või lasteaiast või mingi sellist ma ei tea, motivatsiooni või infot, et umbes, et ärgitab laps siis nagu lapsevanemat ka liigutama, et sealt võib olla ka üks selline nagu kuidas ma ütlen, nagu info pääsetee siis nagu sellise inimeseni, kes ei pruugi liikuda kogu aeg, et ma ei mäleta nüüd mis riik täpselt, aga Kesk-Euroopas oli, et kuidas nad prügi sorteerimisena jõudsid nagu laste või nagu täiskasvanutena läbi laste, et lasteaiast ja koolist ja siis laps läks koju, et kuulete, aga miks me kodus nii ei tee? Et see on nagu tagurpidi loogika ka, et see võib ka aidata mõnikord. Väga huvitav. Jah, loomulikult saab mitut pidi tegelikult käia ju see mõjutamine ja siuke. Ma võtan siit tegelikult ka ühe küsimuse, mis haakub sellega natukene. Riho, kui palju te lastega toimetate või siis seda segmenti just nagu mõjutate? On teil mingisugune kampaania praegugi käimas või mis te teete? Küsimus sobitub siia väga hästi, kui lapsed tulid teemaks ja kui ka klassis enamus tõstab käe, et nad käivad kuskil trennis või huviringis, siis meie näeme, et kus see vajakajäämine võib-olla tuleb, ongi see punkt 1 autoga takso mängimine. Aga punkt 2 on trennis, et kas siis kestab tund aega või 1,5 tundi. See tund aega ei ole täis aktiivset liikumist. Seal siis olenevalt treenerist või juhendajast, kas see on 20 minutit, võib-olla mõnel juhul ka 30 minutit nii-öelda statsionaarset kuulamist. Ja siis sellest 30-40 minutist aktiivsest liikumisest jääbki lihtsalt väheks noortele. Ehk siis võib nii öelda, et kui ma käin küll ilusti trennis, kas võib-olla üle päeva või pea iga päev, aga pärast trenni lähen koju ja istun arvutis, siis tegelikult ta ei levelda seda ikkagi ära. Nii, et arvuti on ka okei, ütleme, et ilma selleta me ei saa, aga ütleme ka, et see trennist koju minek võiks siis toimuda kas siis jalgsi või ühistranspordi abil, et ei pea tegelikult punktist A punkti B alati autoga liikuma ja selle tarbeks tõesti on oktoobris käimas meil kampaania noortele nimega Sügissammud 2023, kus meil täna osaleb üle 760 klassi ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis üle 6700 koolinoore. Ja selle kampaania eesmärk või mõte ongi see, et koguda juurde samme oma igapäeva nii-öelda harjunud tegevustele, et mine õue, liigu veel see tunnikene, kogu seal see 6-7 tuhat sammu juurde, olge oma klassiga eesrindlikud ja tooge see, ütleme, tulemus, tervis ja auhind koju ära. Okay. Jah. Et ma toetan jällegi, et ütleme, laste puhul me näeme ka, et see nii-öelda organiseeritud trennitegevus ja organiseeritud siis õppetöö, et sellega on tegelikult, ei ole väga kehvasti, et meil käib organiseeritud trennis käib üle poolte lastest, kui aastal 1990, et kas siis hilisel nõuka ajal või siis varasel Eesti ajal, ütleme, osales organiseeritud trennitegevuses 15% lastest. Need olidki siis need, kes tahtsid trenni teha esiteks ja treenisid selleks, et saada tippsportlaseks. Et täna meil käib, lapsi käib küll rohkem trennis, aga see igapäevane liikumine on jäänud oluliselt väiksemaks. Näiteks ka nädalavahetusel lapsed liiguvad oluliselt vähem kui koolipäeviti. Et kui võib ilmselt siis 30 aastat tagasi ka, ma julgen öelda, et see pigem oli vastupidi, kui lapsed käisid väljas jooksmas, mängimas, palli mängimas. Et just see elustiili muutus ja kogu see ühiskondlik muutus, see tingibki selle, et meil on vaja uusi lahendusi ja kuidagi teistmoodi sellele probleemile vastu hakata. Ma siinkohal kinnitan su juttu, siis kui ma käin ka rääkimas nii lastevanematele, kes ka vahest nagu noomivad lapsi, et oi, aga nüüd on need nutitelefonid, need on saatanast, eks ole vaja sellest, et me ise nendest samamoodi istume. Aga ma ütlesin, et ega see näited on ka olnud täpselt, et ega inimese huvi igasuguse innovatiivsuse vastu on toonud meid täna siia, kus me oleme. Kui meil seda ei oleks olnud, me istuks siiani koopas tõenäoliselt lõkke ümber ja oleksime rahul sellega, mis oli.
Ehk siis inimese nutikus ja ajutegevus ja ka ütleme, sihuke ebamugavustunne on see, mis pidevalt aju arendab ja inimene tahab kogeda uusi asju. Nüüd teine pool on jällegi see, et kas me tahame seda aega tagasi, kus meil toas mitte midagi teha ei olnud, eks ole. Mina mäletan oma lapsepõlvest seda aega ka ja ütlesin ausalt, ei tahaks tegelikult, eks ole, et see, et me jooksime, see oli lihtsalt, kuna meil ei olnud toas midagi teha, me oleks istunud täpselt samamoodi ja kui tulid esimesed elektronmängud, hunt püüab mune, istusid sa täpselt, võisid istuda tunde või mitte päevi järjekorras, oma mängu korda oodata. Ehk see huvi oli täpselt samasugune. Nüüd pigem täna lihtsalt on erinevus sellest ongi see, et täna me peame endale hea on, kui see päeva lõpp ei ole, esitama küsimus, et kas ma liikunud olen. No, kas me jõuab, sisekaemus inimene jõuab sellise küsimuseni, võt see nüüd ongi see asi, et tal tekiks siis isegi, kui päeva esimene pool oli passiivne, et ta proovib seda kas või kuidagigi pidi kompenseerida päeva teises pooles, eks ole. Või kõige parem on see, kui see on planeerituna juba eelmisel õhtul ette, et kui palju on homne päev, mis toob enam-vähem tegevusi, me ju teame vastavalt oma valdkonnale, et ma mõtlen, kas mul on täna passiivsem päev või intensiivsem, kas ma peaks seda välist nii-öelda ise lisa otsima. Aga see on juba teadvustamise küsimus. See nõuab juba seda, et sa teadlikult suhtudki oma liikumisharrastusse, eks ole ju. Ja selge on see, et keskmisel tavainimesel kahjuks seda nii enesest mõistvalt ei ole nagu, eks ole. Aga see on teavitustöö ja ma olen ka siin ennem käisin välja, et sportlasena ka mind ikkagi pidevalt ju kutsutakse, et tule koolidesse, tule tee, räägi ja ongi välja kujunenud selline sportlane nagu ühiskonna omand, et siis kui sa oled tippsportlane, siis ongi sinu asi ühiskonda noori motiveerida, panna neid liikuma ja eeldatakse ka, et sa sisuliselt sõidadki kohale, koolist tuleb kutse, kuulge, meil on siin tore päev, te olete kena inimene ka ja äkki tuleksid rääkima, aga tihti kahjuks jääb see asi, vähemalt minu puhul on ka selle taha, et kuna mul on ka muud tegevused ja ka põhitöö mõnes mõttes, millega ma tegelen, kas need on personaaltreeningute läbiviimine või ongi nii-öelda siis tööna need koolitused, siis ühest küljest on jube raske nagu kooli minnes küsida, et kuulge, vaadake, minu kohale tulek maksab nii palju või see, eks ole. Ja teisest küljest ma saan aru, et kui ma nagu lihtsalt panustan aega sinna, siis lõpuks mulle arved tulevad täpselt erinevatest tegevustest või elamise eest päeva lõpus ja Selveri kassapidaja ütle ka, et Ott, et sa olid tubli poiss, et täna käisid motiveerisid noori, lase see käru täna siit läbi, eks ole. Ehk siin ma näen ka nagu võib-olla siis pikas plaanis nagu riigi nagu tuge või mõtet, et meil on väga palju selliseid ka noori, kes võiks mõjutada väga tugevalt nagu ka liikumisharrastustega veel intensiivselt tegelema, lihtsalt seal võiks olla riiklik mingi tugipakett või välja mõeldud heas mõttes kas või hinnakiri, mida riik saab omalt poolt öelda, vaadake, Mari, Jüri ja Ants, te olete tublid sportlased, jagage ära, kes võtab need koolid, need, käige, motiveerige, rääkige ja aidake nagu kaasa, et võib-olla me jõuame sinna ka kunagi, kus selline, sest ma ütlen, et seda on tunduvalt odavam teha, kui pärast teisest otsast hakata ravima või proovida ravida neid, kes niikuinii põhimõtteliselt ütlevad, et kuulge, teate, mind ei paranda küürakat, parandab ainult aud, eks ole. Neid on väga keeruline selle inimese peas midagi teha, aga noori ja ka mitte ainult noori, vaid ütleme ka sellised, ma olen öelda täna juba oma ealisi, ma saan mõjutada neile öeldagi, kui keegi ütleb, et mis mina nüüd, minu aeg on läinud, ma ütlen, kuulge sõbrad, et kui ma näen neid inimesi, kellega ma selle hommikul Spartas kokku saan, need on topelt vanemad, eks ole, inimesed, siis ma ütlen, et kuulge, mul on pool elu ees ju tegelikult, nii ongi. Kunagi ei ole hilja alustada. Kõik on selle vaatenurga küsimus, jah, et kui ruttus ennast maha nagu kannad, et pigem mina näen seal nagu motivatsiooni nendes inimestes, kuule, mul on nii palju veel elada selle järgi. Ja kus põhiline, kui sa jõuad ennast ruumis ringi viia punktist A punkti B. No, ja ongi, mida tugevam su füüsis on, seda parem on sul endal ka igasugust põhitööd teha, et vahet ei ole, kas või kontorilaua taga istuda, et see ei mängi üldse rolli, mis elu lõpuni tugevam, et eluiga küll pikeneb, aga küsimus jääb see tervena elatud aastad ja me tahaks, et need oleks nagu võimalikult pikad ja seda me saame ainult läbi nii-öelda siis füüsilise aktiivsuse kasvatada või parendada, et siin ühtegi muud rohtu täna ei ole kahjuks. Ja minu poolt ka, et ütleme kõik see nii-öelda tasuta töö või ühiskondlikud ootused sportlastele, ka muude eluvaldkondade esindajatele, kes siis kutsutakse kas kooli või mõnda teise asutusse rääkima. Et ma arvan, et see ei peaks olema ilmtingimata nii, et see on ootus, et nad seda kõike tasuta teevad. Et see, et kuidas me sinna poole liigume, et neid norme muuta, see on üks küsimus ja milline see lõplik lahendus välja näeb. Praegu sai mõte nii-öelda välja hõigatud, et me seda täpselt ei tea veel. Aga kokkuvõttes, kui me räägime sellest, et kellelegi peab millegi eest maksma, aga samas, kui see kasu lõpuks on suurem kui nii-öelda rahaline väljaminek, et siis ma arvan, et tegelikult ei ole väga keeruline otsus, kas seda peaks tegema või mitte. Et see käib üleüldisemalt ka, et
praegu on keerulised ajad riigil, kõigil rahaliselt suured eelarveaugud, et kui me vaatame, et kui suur kulu on tegelikult see, et inimesed ei liigu, siis see ulatub sadadesse miljonitesse. Hetkel on käimas uuring ka, mis selle täpselt välja arvutab, et me saaksime selle välja öelda. Et see tervisesse investeerimine, ta ei ole pehme teema, et sellega ei peaks tegelema või see ei oleks nii-öelda samal levelil nagu kõik muud teemad, nagu teede hea korrastamine näiteks. Et see peab olema aktsepteeritud, et see on oluline teema ja prioriteetne teema igal pool. No ja tervisesse investeeringute puhul mulle meeldib see ka, et ka kui on mingi suured spordisündmused, siis tuleb uudis, et ma ei tea, riik andis nii palju raha ja siis kuu või 2 hiljem tuleb see, et aga näed, maksutuluna teenis sealt, riigil on alati nagu tegelikult ju võita sellest, et nad seda, ma ei tea, kas on see Rally Estonia, Ironman või mis iganes need suured üritused on, et tegelikult see maksutulu pealt on ju alati võita. Okei. Jah, ütleme, eks igasugu asju saab korraldada ja selles mõttes on tegelikult asi tõesti lihtne ja loogiline, et ütleme, kui see investeering, kui selline läheb kuhugi sisse, et sellega siis mingit probleemi nagu vähendada, kas nüüd just likvideerida täielikult, et kui see nagu ära tasub, siis miks mitte. Aga võib-olla siin koha peal Riho Fitzweeris tegelikult teil ongi üks koht, kuhu saab selles mõttes nagu investeerida, ja te toimetate, teete koostööd ka kohalike omavalitsustega. Vaatame selle lihtsalt korraks peale, et räägi, mismoodi kuidas see nüüd käib, mis te päriselt teete seal siis või kuidas see on ta võistlus või kuidas see ülesehitus on? Tõsi, et 2 aastat siis korraldame osade omavalitsustega, kui ma ei eksi, siis see number jääb 30 kanti ja mis me täpselt teeme, siis me aitamegi nii-öelda selle tavalise inimese liikuma, kes võib-olla igapäevaselt spordi või treeningutega ei tegele. See tähendab seda, et ta on koos Fitzweeri äpiga, tal on eesmärk iga päev liikuda, üldiselt on see 6 aja raames ja loomulikult on seal peegeldumas kuskil nii-öelda selle liikumisaktsiooni lõpus ka siis see preemia või auhind. Ja lisaks kõigele muule, kui tuua see mänguline pool sisse, siis on käimas omavalitsuste vaheline sammuvõistlus, kus on kõik nii-öelda andmed ilusti reas jooksmas, et kust vallast, kui palju inimesi osaleb, kui palju on keskmine sammul, kes on teinud kõige enim samme ja loomulikult keskmine vanus, siis see toetab kogu seda aktsiooni. Lisaks veel edetabel, kus sa näed, et mitmendal positsioonil sa nii-öelda siis teiste elanikega positsioneerud ja palju teid üldse koos seal liikumas on. Edetabel on ka avalik, fitzweer.com, omavalitsused, näete sealt kõik, et kes kui palju liigub ja milline vald kõige nii-öelda aktiivsem on siis täna. Ta on siis ikkagi mõneti on seal hea ka see, et on võimalik saada ka mingid reaalsed nagu numbrid selle foonil, sest ega tegelikult sellest monitoorimiseks meil väga palju võimalusi täna ju ka riigil ei ole, et see ei saa inimestel lihtsalt mingeid andurid külge panna, et mõõta palju sealt on, aga ütleme, need on siis inimesed, kes on vabatahtlikult andnud valmisoleku monitoorida oma kehalist aktiivsust ja ta mingi läbilõike ju ühiskonna siis mingist pildist nagu annab, et kes see liikuja on, need mehed, naised, kui vanad nad enam-vähem on ja palju nad siis enam-vähem keskmiselt liiguvad, et selles mõttes on nagu päris, ma arvan, ka hea võib-olla informatsioon, mille pealt üldse ka riik saab mingisuguseid otsuseid või mingeid suundi, mida ta saab nagu teha ja tagasisidena ka saada, et me justkui panustame kampaaniatesse, teeme midagi, aga kas neil siis ütleme ka mingisugust mõju on, eks ole. Usun, et sa oled, Norman, sellega nõus selle mõttekäiguga. Jah, et igati nõus, et selline statistika veelgi enam, et ta on nii-öelda isikupõhine. Kui meil on palju numbreid, mis tegelikult ei näita suurt midagi, kui me võtame mingis sarjas või võistlussarjas osalenud inimeste arvu, siis me tegelikult ei saa teada seda erinevate ürituste puhul. Et me ei saa teada seda, mitu erinevat inimest seal osales. Et Fitzweeriga ma arvan jah, et see, et saame teada konkreetse arvu inimeste kohta andmed, et see on väga kasulik ja kõikidele, ütleme, kohalikele omavalitsustele ka ja teistele, et iga on tehtud uuring, jällegi teaduslikult tõestatud, et iga euro, mis investeeritakse liikumisaktiivsusesse,
toob tulevikus tagasi 1,7 kuni 3,3 eurot. Ehk siis see on üks efektiivsemaid viise avaliku raha kasutamiseks, investeerimiseks lõpuks. Et miks me seda senimaani või miks me seda suuremas mahus ei tee, et eks siin tuleb küsimusi või neid vastuseid otsida. Aga Riho, mis maksab? Mis maksab, kui nüüd ütleme üks kohalik omavalitsus tahabki Fitzwiri kasutada, korraldada sellise võistluse, nagu sa kirjeldasid? Jah, see ei ole ka sugugi kallis, aga siiski seal see projekti tasu on, kuna see Selveri käru on vaja kõigil läbi kassa kuidagi saada. Ja kui me räägime nendest põhiaegadest, milleks on siis kevad ja sügis, siis 2024 aasta vaates jääb see netosumma 1000 euro juurde, standardkampaaniad. Okei, aitäh. Võtame mõne küsimuse ka vahele. Robertile tegelikult on tulnud küsimus. Kas ja kui palju Kadrina vald korraldab rahvaspordisündmusi suuremas või siis väiksemas mastaabis? No Kadrina vald ise otseselt ei korralda, et umbes Kadrina vald nüüd tuleb ja hakkab korraldama. Et vallas on loodud head võimalused selleks, et kohalikud aktivistid, kas või spordikeskus või spordisõbrad siis ise saaksid erinevaid üritusi läbi viia. Et meil on seal alates suusatamisest, jooksmisest, ujumisest, korvpalli ja kõike. Et seal ongi nagu see, et ongi loodud võimalused kohalikele aktivistidele siis nagu ürituste tegemiseks. Et vald ise nagu reaalselt nagu ühtegi üritust ei korralda. Et ei ole ka selleks otsest vajadust, et spordikeskus saab aidata ja põhiline rõhk ongi need kohalikud aktivistid ja klubid ja spordisõbrad siis. Selge. Okei. Üks selle mõtte jätkuks või tõdemuse jätkuks, et auhinnad peavad olema, et saada siis inimesi väliselt alguses nagu käima, hoog sisse, siis tekib sisemine matt. Kellel iganes teist siin on parem arusaam, et millised need auhinnad on või kas nii on üldse okei mõelda, et ma tahan saada inimest liikuma? No üheks probleemiks, mis sellise passiivsuse taga kindlasti on või mis sealt välja tuleb, on teinekord ka ülekaalulisus, ei liiguta piisavalt. Kui ma nüüd lähen küpsisega selle sama inimese ette, ütlen hakka liikuma selle küpsise nimel, kas see on okei? Kuidas sellesse suhtuda? No ma võib-olla tooks siin nagu näiteks, see dilemma alati ju tekib, et kui me tahame premeerida millegiga, mis võib-olla on mõneti võiks öelda põhjus selleks, kuhu me jõudnud oleme, siis kuidagi tekib nagu vastuolu, eks ole. Samal ajal jällegi ma tuletan meelde enamusele, kes on vähemalt samaealised kui mina, et see aeg, kui me siis tõenäoliselt just eelkõige tänu nutiseadmete, need lihtsalt ei olnud. Kui vaadata, mida me sõime, siis tavaline taks oli see, et peale treeningut läks 2 pudelt limonaadi ja 10 moosipirukat. Ja kusjuures enamus lapsi võtta klassipilt, julgen öelda, iga 10 oli võib-olla kergelt ülekaaluline, kui võtta klassipilt, 30 last, ütleme klassisse 3 tükki enam leidsid. Küsimus oli milles, oli see, et me suutsime kõik selle vahetult, kuna inimese vahetuks energiaallikaks on süsivesikud. Need on piltlikult öeldes ühest uksest tulevad sisse, teisest me kulutame ära. Ta on nagu selline läbikäigu oov, et neid peab kogu aeg tulema ja teisest küljest me peame kogu aeg neid ära andma, vastasel juhul nad hakkavad probleemid vast tekitama, eks ole. Ehk siis jällegi, et kui mõelda selle peale, et kas ka suhkur või ka sellised magusad asjad, mis tegelikult mõjuvad lastele motivatsioonina, kuna teisest küljest jällegi nad täidavad sellist emotsionaalset, ütleme me ei ju täna mitte vajaduspõhiselt, vaid selle jaoks, et toit pakub meile emotsiooni ja mõnutunnet tegelikult, eks ole. Kui ta premeerime seda pidi, siis ega tegelikult ühest küljest see ei ole minu arvates halb, algselt võiks öelda küll, et võtame selle käest ära, aga teisest küljest jällegi ma ütlen enamus inimestele, kes minu poole kui treeneri poole pöörduvad ka, kas või mõne kilo kehakaalu vähendamisega, siis kui ma neile ütleks, et nüüd ei saa, ma ei tea, elu lõpuni umbes midagi magusat süüa, nende motivatsioon seda pingutust läbi viia langeb drastiliselt nagu. Kui me aga seome selle ära, et vaadake sõbrad, mida rohkem te liigute, arvestage, seda rohkem te saate ka seda lubada endale, siis paljude inimeste jaoks pigemilt mõjub see nagu motivaatorina, et okei, elu ei olegi nagu nii mustvalge, et suhkur on või ei ole nagu, aga tegelikult, kui ta on seotud kehalise aktiivsusega, selgub, et see suhkur ei olegi nii paha asi, sest sporti, küll äärmuslikult tippsporti teinud inimese, sisuliselt, kui ma ei oleks peale treeningut endale glükoosi, viinamarja suhkur kõige lihtsamal kuul sisse valanud, ma ei oleks kuidagi teiseks treeninguks üldse äragi taastunud, eks
ole. Nii et alati me ei saa ütleme selle lipikut külge panna, et see on hea, see on halb, küsimus on pigem mõõdukuses ja ma tihti toon vastupidise näite, et kindlasti keegi ei väida, aga mina ei väida, et näiteks puuviljad on kuidagipidi halvad, aga omavahel öeldes sisaldavad fruktoosi, puuviljasuhkurt ja inimene, kes ei liigu, võib ennast puuviljadest, mida me peame väga tervislikuks ja kasulikuks, me võime ennast haiglasse süüa. Nii et järelikult me ei saagi nagu sellele pildile vaadata ainult mustvalgelt peale, vaid me peame selle siduma ära sellega, et igal toitainel toidus on oma roll nagu ja samal ajal, nagu öeldaksegi, ka kehal on vastuvõtuvõime. Ja kui see selgelt sisse tulev hunnik ületab seda vastuvõtu, seda teist poolt, siis ongi meil probleem. Ehk küsimus on tasakaalus, nii et ma ei näe probleemina üksinda, aga kindlasti see ei saa ainus nagu motivaator olla, et nüüd anname ainult kommi ja mida rohkem kommi, seda rohkem lapsed liiguvad, et see päris nii ka ei ole. Ma arvan, et ütleme see, pragmaatiliselt võttes jällegi peame võtma selle kasu ja kahju. Et ideaalis muidugi meil on liikumisväljakutse, auhinnad on samuti, mis soodustavad neid omakorda kas veel rohkem liikuma, mingi jõusaali pakett, mida iganes. Aga alati ei ole sellist võimalust, et siis me peamegi seda hindama, mis on kui suur on kasu sellel väljakutsel ja kas see, ütleme, kommipakk auhinnaks, kas ta on siis nii hull. Ja lisan veel, et kui meil on 2 ülekaalulist inimest, siis tervem on see ülekaaluline inimene, kes ikkagi liigub. Et ei ole nii, et kui on ülekaaluline liigub, siis ta on samamoodi, sama haige, samade hädadega, kui see ülekaaluline, kes ei liigu. Ehk siis see on natuke sügavam teema. Eks jah, igal juhul peaks natuke rohkem süvitsi vaatama või kaaluma kõiki osiseid selle juures, et tõesti niimoodi mustvalgelt öelda, mis lõpuks kuhugi sobitub. Sobitumine tähendabki jah täpselt seda, et kas tasub ära või ei tasu ära. Et ilmselt ei olegi sellist õiget jah-ei vastust, vaid pigem oleneb. Eks see auhindade puhul on see, et lõpmatuseni ei saa ka nagu üle pakkuda või nendel inimestel, et lõpuks on nii, et korraldaja tekib ka mingi nagu mõõte ette, et sa ei suuda pakkuda igale ühele, ma ei tea, tuusikut Prantsusmaale või mis iganes variante, et see peab olema mõistlikkuse piires, et ongi see, ma ei tea, mingi lihtne asi on, et mingitel juhtudel ongi inimestel see ma olen nagu täheldanud nagu ürituse korraldajana, et on see auhinna ootus juba nii suur, et neil vahet ei ole, mida sa tegema pead, aga lihtsalt saaks selle auhinna, vahet ei ole, et meil siin oli alles üks võistlus, kus laps varem tõi lapse võistlema ja siis vanema küsimus, mis auhinnaks on? Mis auhinnaks saab? Siis me ütlesime, et see ongi nagu liikumisharrastuse nagu kasvatamine, et selline auhind on sinu enda nagu parem tervis on ju, et siis vanem oli nagu näost nagu veits morn, aga nii see. Okei. Tegelikult ju piisabki ka väikestest asjadest auhindadeks, et ei peagi alati tuusik olema. Jah, et tulebki nagu mõistlikkuse piires hoida. Aga kuidas te, Riho, võistlusi niimoodi korraldate kümnetele valdadele? Mismoodi selguvad need võitjad? Et kas siis need, kes lõpuks kõige rohkem käivad või on seal mingisugust nüanssi veel? See nüüd sõltubki vallast, valla eripäradest ja võib-olla ka elanike hulgast, et mida vähem elanikke näiteks vallas on, siis seal piisab ka on võimalik ka kõigile näiteks osalejatele, kes siis täidavad ka selle liikumise eesmärgi ära anda auhind, et kahjuks kõik niisama auhinda ei saa, tuleb siiski pingutada, et sellele rõhume tähelepanu. Ja kui on suurem vald, siis meie näeme niimoodi, et alati seda esimest või top 3 siis auhinnastada või premeerida ei ole kõige parem mõte, sest tavaliselt seal top 3 on need siis valla tippsportlased. Et 3. päevaks pole enam nende seda varjugi näha ja ma arvan, minu ja võib-olla kellegi motivatsioon veel oleks nagu kadunud, et ülejäänud kuu aega on raisus. Aga kui me toome mängu loosifaktori kõigi nende vahel, kes on etteantud eesmärgi täitnud, siis läbi selle me hoiame selle kaasatuse kogu väljakutse perioodi üleval ja me saame selle inimese siis liikuma, sest me teame, et liikumine on tore ja kasulik ja kui ma teen selle eesmärgi täis, siis mul on võimalik veel ka see meelehea või auhind saada, et see on nagu tore tegelikult, et see niimoodi töötab. Tänud. Hästi, vaatame mõne küsimuse vahepeal veel
Küsimus, Norman, mida omavalitsused peaks tegema, et inimesed liiguks rohkem? Et kui sa sealt oma mätta otsast vaatad, et kas on miskit, mille kallal võiks nagu rohkem nokitseda või on mingid võimalused, mida ei kasutata ära? Omavalitsuste kohta, ma ei tea, millisest omavalitsusest see küll tuli, aga esiteks omavalitsus on hästi erinevad. Väga paljud teevad juba väga head tööd. Et soovituste osas ma arvangi, et tegelikult see, mida ma natuke enne juba rääkisin, et kõigil on, ma tean, omavalitsustel on raha vähe, näpud on põhjas, et tuleb kaaluda seda, et mis on mõttekas tegevus, mida me saame nagu, ütleme, X summa eest 1000 eurot, mis on see tegevus, mida on kõige mõistlikum teha, millel on kõige suurem kasu. Et konkreetseid tegevusi välja tuua on siin natuke keeruline, et riigi poolt me ei anna omavalitsustele juhiseid otseselt, aga me loodame, et kõik omavalitsused, kes soovivad tegeleda liikumisharrastusega, lähtuvad ikkagi riiklikust siis strateegiast, kus on eesmärgiks 2/3 inimestest liikuma saada. Just nimelt liikuma ja ilma selleta me sinna ei jõua, kui me tegeleme sellega, et saada liikuma need, kes varem ei liikunud. Siis mitteaktiivsete kaasamine, mõelda sellele, kuidas seni diivanil logelenud inimesed saada välja ja liikuma. Mitte võib-olla siis nii palju keskenduda võistlustegevusele, vaid teistele pehmematele tegevustele. Ma näen siin ka tõenäoliselt võiks kaaluda, ma isegi ei tea, kas see Rahvusringhäälingu teema ta võiks olla. Ma olen selline ikkagi teleri vaataja, ma olen ka üksjagu, aga võiks olla täiesti selline terviseteemaline järjepidev, kas saate või saatesari või hooaja kaupasari, kus ongi, me ei räägi nagu spordist, eks ole, spordi tegemisest, vaid me räägime järjepidevalt ja tuletame meelde, miks see kehaline aktiivsus vajalik on, anname ka näpunäiteid, kuidas saaks alustada erinevad, ütleme, alaeksperdid ja ka tõenäoliselt need, kes võib-olla eeskujuna tuua, kes võib-olla natuke aega tagasi ei liikunud, näidata neid inimesi, näidata ka heas mõttes neid edulugusid või saada tagasisidet, kuidas nende enesetunne või elukvaliteet on selle või paranenud. Et ma näen, et see võiks olla ka üks, milleni jõuaks nagu päris suure, ütleme, hulga inimesteni, sest kus need inimesed ju viibime, teeme ka näite, teler ees sofal, eks ole. Kui see teler pakuks neile mitte lihtsalt noomimist, aga reaalselt mingit sellist ütleme, mingis huvitavas võtmes liikumisharrastuse propageerimist, siis ma näen, et sellel võiks ka mingi mõju olla. Vähemalt me jõuame mingil hetkel kas või mõneks minutiks saame selle tähelepanu, isegi kui see kanali nupp läheb kuhugi asjalikuma asja peale, mis võib-olla rohkem nii-öelda on, aga siis vähemalt meil täna, ma mõtlen, kas meil siuke saade on, ega mul ei tule esimese hooga meelde, võib-olla sa võid mind parandada. Ütleme, et tegelikult selline saade ääri-veeri on, et ei ole konkreetselt saadet, kus keskendutakse ainult liikumisele. Ütleme ka ETV-s, ERR-is, maailma kõige targem rahvas, et selle hooaja nüüd eesmärk on siis just see terviseteadlikkuse kasvatamine, eelkõige siis laste hulgas ja ka kehaline aktiivsus on seal sees. Et sellega kindlasti tuleb tegeleda, et mitte ainult ERR, vaid tänapäeval eriti noorte seas TikTokid, Snapchatid, kõik erinevad kanalid. Et sinna peame jõudma. Meil on hea näide, võib-olla nüüd on ka, meil on tegelikult, ma ütlen täna, see on vabatahtlikkuse alusel selline sotsiaalmeedia kaasatusega. Hea sõber Raivo Ein, mulle tuntud investor ja võib-olla ka viimasel ajal hakanud hästi intensiivseks ka sotsiaalmeedias, aga mida ta teeb praegu, kui te olete tähele pannud, kes teda jälgib, on see, et ta kaasab päris suure hulga inimesi liikuma, kuna ta ise hakkas järsku jooksuga nüüd tegelema, ta käis aastaid minu juures jõusaalis, aitasin talle koju igale poole jõusaalid sisustada, aga lisaks ta kogu aeg postitab, kuidas ta liigub, kuidas ta ennast tunneb, kuidas ta karastab ennast ja tegelikult ongi vaadata, ta jagab tihti neid skriine ka palju, siis on inimesi ka, kes ütlesid, et ma oleks täna vahele jätnud, kui sa ei oleks postitanud. Ehk tegelikult see eeskuju võib hoopis tulla siukse koha pealt, et noore inimese eeskuju ei pruugi ainult samasugune noor inimene olla, aga täna heas mõttes vanaisa võib olla eeskuju,
kui ta sõnumineerib õieti, heas mõttes ka see moraali lugemine, mida Raivo poolt tuleb, on tegelikult väga argumenteeritud, põhjendatud ja ta on niisugune hea ühiskonna praegu kompass, et nagu sest täna koos selle sõnavabadusega ka inimesed ja kaasa arvatud noored arvavad, et ma võingi igasugust janti suust välja ajada, see on karistamatu, muga mitte midagi ei juhtu, aga vastupidi, järsku on keegi, kes kutsub korrale, õpetab, kuidas teha ja näitab ette. Ja vot täpselt meil on selliseid inimesi, on hea veel näha, nagu Raivo on, kes on täna nüüd tõesti kujunenud nagu lühikese ajaga selliseks heaks suunanäitajaks ja pigem motiveerib endast tunduvalt nooremaid inimesi nagu liikuma ka sealhulgas. Jah, ütleme kanali ja tegelikult ka, või inimese kohta võib-olla formaat ei ole hea öelda, aga selgitamaks see, et kanal ja formaat kindlasti olulised asjad, et kuidas jõuda kellenigi ja saada nad tegutsema siis soovitud suunas. Tulen korra veel valdade võistluste juurde, et Riho, ma saan aru, te need võistlused justkui ehitate üles, aga kui palju te valdadega teete koostööd just selle nimel, et see sõnum nüüd ka jõuaks nende inimesteni, et tulge sinna või kui hästi läheb sellega, kui paljud tulevad osalema? Jah, ütleme nii, et me oleme selle valla jaoks teinud ülilihtsaks korraldada läbi viia. Sisuliselt me suudame pakkuda nii-öelda täisteenusprojekti, kus siis on selle liikumisväljakutse ideest kuni väljamõtlemise, korraldamise ja halduseni välja otsast lõpuni. Siinjuures ei tohi ära unustada kommunikatsiooni. Et kui keegi ei tea või ei ole näinud sellest väljakutsest, siis ei saagi töötada. Võimalusel me kasutame ära kõik valla võimalused, alates valla lehest, sotsiaalmeedia kontodest kuni infotahvliteni välja, nii palju kui neid on. Ja meie tiim suudab ka kogu selle projekti nullist kuni lõpuni läbi viia ka siis, kui isegi vallas ei ole otseselt vastutavat inimest, kes peaks selle inimeste liikumise edendamise eest vastutama. Ja numbrite poolest täna juhivad kindlasti edetabelit saared, tublid Saaremaa ja Hiiumaa, seal 600 pluss inimest osalemas. Ja eks ta niimoodi vaikselt tuleb seal alla 400, 300 ja 100 ja kellel 200, et inimesed liiguvad. Ja mis on kõige parem, et see on lihtne, tal on vaja ainult nutitelefoni, mis on circa 90% inimestest tõenäoliselt olemas ja lihtsalt teha samme, olgu need siis kõndides, joostes, hüpeldes, karaldes. Kas seal on mingi tehniline tugi ka Riho taga või kuidas see, sest paljudel lihtsalt puudub endal oskus, vaata, sa ütled küll laadiga alla, meil tundub ka, et juba lihtne. Ma olen ise takerdunud siin mingite asjade taha, kus lihtsalt ei saagi edasi mingit pilti, mis peaks tulema, mul tulegi ette, ühesõnaga ma olen kuskil vale koha peal ja siis ma jääbki tegemata või osalemata, kuna tegelikult ma ei suuda alla laadida seda asja. Ei, ärge katki ei pea jätma, et võtke meiega ühendust, ei pea jälle vallaametnik sellega tegelema. Me õpetame, näitame, juhendame ja paneme selle elaniku või kasutaja jaoks ilusti tööle. Okei, aga mis siis, kui ma näiteks olen vallaametnik, kes mõtleb, et võiks äkki tuleval aastal, äkki isegi veel siin aastasöö võistluse teha. Kus ma kirjutan, mis ma teen? Sinu kätte kuidagi või toimuma? Ütleme, et kui me 30 vallaga oleme juba suhtluses, siis üle poole on veel läbi käimata circa, et võite kas või seesama webinari alla kommentaaridesse jätta oma kontaktandmed või e-maili. Meie tiim võtab teiega ühendust, arutame detailid läbi, näitame, mis me teeme, vaatame, mis me teinud oleme ja viime need sammu läbi kutsed teie jaoks ka läbi. Igal juhul soovitan, et ise olen ka proovinud Kadrina vallas ja meil on 2 või 3 nüüd kampaaniat olnud ja väga mugav on asju ajada, väga lihtne on infot kätte saada pärast, et ülimugav ja hea tõesti. Pärast see lõpuinfo või statistika on nagu kindlasti osalejatel endale huvitav vaadata, et mitmendal positsioonil ma olin, kellega ma siis seal võidu tegin ja mis need keskmised sammuhulgad olid, et samme nagu kiputakse ikka jälgima. See maagiline piir, see 10 000,
paraku pean siin ütlema, et natukene oleme sealt maas, et pingutame rohkem, aga ka osade valdade need keskmised sammuhulgad inimese kohta on seal 8800, et väga tublid. Okei. Võtan siit sulle nüüd puremiseks üks mõttevälgatus tegelikult. Väljakutsed peaksid kindlasti olema pikemad kui nädal või kuu. Mis sa, ütleme siis eksperdina selle koha pealt ütled, mis see siuke optimaalne periood on? Ütleme, et nädal või kuu on ka hästi, aga meil on 365 päeva aastas. Et vastavalt võimalustele liikuge siis kas koos meiega või ilma meieta, aga ütleme, et valla jaoks see kuu aega on selline optimaalne aeg, et tekib ka inimesel endal harjumus liikuda, jälgida oma liikumist ja aru saada, et kus ta parasjagu on ja ega need endofriinid ja mõnuhormoonid ei jää ka tulemata, et muutub see liikumine magusamaks kui kommet. Just nii. Tänud. Mõned minutid meil on veel lõpuni. Võib-olla siis üldine küsimus iga ühele, et lõpetuseks, millised oleks konkreetsed ettepanekud, et inimesed siis nüüd liikumisaasta ja ka iga järgneva aasta raames liikuma saada. Me oleme siin päris palju täna tegelikult arutanud, mis need nõksud on, kust midagi võiks proovida, vaadata, uurida, mis nuppudel vajutada, aga kui nüüd võtta siukse inimeselt inimesele üldise soovitusena, mis sa Norman ütleks? Kõigepealt ma mainiksin ära, et ütleme, liikumisaasta on ametlikult küll 2023, aga üks on kindel, et tegelikult iga järgmine aasta peaks olema liikumisaasta. Et me ei saa leppida, et nüüd see aasta lõpeb ja siis lõpetame ka liikumise. Et inimeselt inimesele, inimesed on väga erinevad, et esiteks on vaja see esimene samm teha, teine samm on juba lihtsam, et igas valdkonnas käib niimoodi. Et riigile nii palju, et ei tohi seda probleemi kuuma kartulina veeretada kellegi teise kätte ja KOV-idele, et tuleb uusi innovatiivseid lahendusi katsetada. Ilma katsetamise proovimiseta ei ole võimalik muutust ellu viia. Tänud. Ma ütlen omalt poolt siia lõppu, et ma ise näen läbi nende samade loengute, mis ma siis iga kuiselt teen, et lihtsalt kui meil oleks nüüd veel rohkem neid inimesi, kes samadel teemadel sõna võtaksid, siis nendel on ka päris suur mõju ja kõige parem mõju on see, kui see sama personalijuht või vald või kes iganes, kus ma käinud olen, ütleb, et kuule, tead, peale seda käiku mingid inimesed tulid esmaspäeval tööle, neil olid karbid kaasas toiduga ja järsku nad aktiviseerisid oma kuukaardid ära. Selge on see, et ega need ei ole kõik, aga isegi kui seal on 100 inimest on kuulamas ja sellest 10 teeb mingi muudatuse selle ühe loengu peale, siis ma ise tunnen ennast ühiskonnale vajalikuna ja ma saan aru, et minu tegevusele, eksistentsil on mingi sügavam mõju. Nii et see on see ja see on selline lõputu töö, nii et mina jätkan omalt poolt ka seda nii-öelda harimise protsessi, inimeste teadvustamise protsessi. Ja mulle väga selles mõttes on, mis ka Norman ütles tõesti, et mis iganes lahendusi on vaja selle jaoks otsida või kuhu kivi alla vaadata, et proovige lihtsalt see esimene samm ära teha. Olgu selleks teinekord väline motiveerimine, olgu selleks mõni kallis inimene, kes su selleni aitab, et lihtsalt saada sealt piltlikult öeldes siis diivanilt lahti ja puht statistiliselt siis asjad lähevad juba paremaks. Ja aeg hakkab meil tegelikult läbi ka saama. Tänud kõikidele, kes meid kuulasid. Kindlasti palju tänusid ka teile, kes te tulite oma mõtteid siia jagama ja ma usun, et me saime päris sellised väärtuslikud mõttekohad välja toodud. Ja kindlasti rääkisime juba ka mõningatest sükestest asjadest, mis võib-olla ei ole midagi teaduspõhiselt nüüd täiesti uut avastust, aga ma arvan, et hästi oluline ongi just mõelda, et mis nurkadelt me asjadele peale vaatame, kust saaks veel läheneda, mida saaks veel teha. Ja selles osas mul vähemalt oli küll põnev. Nii et tänud. Ja nagu Riho ütles, siis Riho oli tõesti, kui tahate ka sealt poolt
kuulda näha, mis variante on olemas. Pange oma e-maili aadress sinna samma vestlusaknasse ja siis Riho juba ise teiega ka ühendust võtab. Ja ongi kõik. See on minu poolt kõik. Tänud!